Aga ma arvan, et me võime alustada. Tere veel kord. Nagu te nägite, panime ka tänase infopäeva salvestama. Ehk siis kõik need, kes täna otse osaleda ei saa, saavad järgi kuulata ja vaadata. Minu nimi on Kadri Laas-Lepasepp. Ehk siis mina olen praeguse Kuura esimees, esinaine. Ja täna siis räägime just infopäeva teemad on teil silmes. Lindistamisest ma rääkisin, praegu on kõikide mikrofonid ja kaamerad väljas ja me võtame hiljem ka küsimused, aga neid te saate siis jooksvalt infotunni jooksul esitada või kirjutada meile chati ja siis me proovime vastata hiljem ka nendele küsimustele, mis täna on tulnud. Me räägime siis, mis on Kulka muudatused olnud, mis meie oleme teinud, kuidas on rahad jaotunud 2 viimase aasta jooksul, kõige suuremast teemast loometoetustasudest ja ka anname nõuandeid taotluste ja aruannete vormistamiseks. Ja siis on ette saadetud küsimused. Aga kes me ise oleme? Et meie oleme siis 7 sihtkapitali eksperti, kes on seda tööd teinud täpselt aasta aega. Ehk siis meie oleme jaotanud nüüd vahendeid täpselt 4 jaotusvooru. Ma ennast tutvustasin, aga minu taust on siis see, et ma olen 12 aastat vedanud Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projekte ja plaane ja selle kaudu hoidnud sellist laiapõhjalist pilku kunstivaldkonnas tegutsejatele ja kaardistanud jooksvalt ka selliseid kriitilisemaid vajadusi ja lisaks ma olen Kai Kunstikeskuse kaasasutaja ja tegevjuht. Et siit tabelist te näete ka, et kes on siis olnud need esitajad, et kõikidel kunsti- ja kultuuriasutustel on võimalik sihtkapitalist ekspertideks esitada kandidaate ja kultuuriminister siis lõpuks need valib. Meil on ka kohal mõned teised liikmed. Paluksin teid ennast ise tutvustada. Kes võtab üle? Tere, mina olen Terje Ojaver. Olen tegevkunstnik ja mind esitas Eesti Kunstnike Liit. Olen esmakordselt Kultuurkapitali ekspertiiskomisjonis. Tänan. Ja tere, mina olen Ketli Tiitser. Ma vabandan, et ma olen siin selle ETTM-i lühendi all, sest ma olen hetkel tööl ja minu töö seisneb siis Eesti Tarbekunsti ja Disaini Muuseumis näituste korraldamisest, tihti ka koostamisest ja produtseerimisest. Minu ekspertiis seisneb tarbekunsti ja disaini paremas tundmises, ma loodan, ja proovin selles panustada. Ise olen oma siis taustalt ehtekunstnik ja kaasaegse ehtekunsti praktikaga siis tegutsen edasi ka. Et aitäh! Tere! Mina olen Paul Kuimet, mina olen vabakutseline kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna dotsent ja mind on esitanud siis siia sihtkapitali liikmeks siis terve rida institutsioone. Aitäh meile selle usalduse eest. Ja lisaks on siis 3 liiget, kes täna siia laivi ei saanud tulla. Jaana Huul, kes on aastaid juba Võrus galeristina töötanud, kureerib ja koordineerib seal projekte ja ta on ise seda eesmärki ja ta ei ole esimest korda, et ta on juba olnud peaaegu 3 aastat kokku, et just nimelt seda regionaalsust ja väikeprojektide nagu osakaalu tähele panna. Ja meie liikmete seas on veel Urmas Puhkan, kes on
kelle esitas siis Eesti Kunstiakadeemia ja ta ongi nimelt siis juba peaaegu 20 aastat Kunstiakadeemias õppejõuna töötanud, keraamik, teinud ka maalikunstinäitusi. Ja Kaisa Eiche, kes on aseesimees, töötab Kõrgema Kunstikooli Pallas fotograafia osakonnas ja ta on ise öelnud, et tegeleb siis nii tudengite murede kui ka strateegilise arendustööga ja lisaks ka kutseline kunstnik, kuraator ja kunstist kirjutaja. Jah, katsime kõik ära. Nii et on meeldiv tutvuda. Aga nagu lubasime, siis kiire ülevaadega sellest võib-olla mingid väiksed nüansid ja mõned suuremad nüansid, et mis Kulkas üldse aasta jooksul muutunud on või juhtunud on või otsustatud on, et terve see aasta on peamiselt läinud ikkagi selles Kultuurkapitali seaduse muudatuse tuules. Seadus võeti 20. märtsil vastu. Selle järgselt siis ka selline laiapõhjaline infopäev loometöötasude teemal. Seda saab ka järele kuulata, kellel siin veel on nagu täpsemaid küsimusi. Kodulehelt leiab selle info ja siis oleme ka korraldanud tagasiside küsitluse loometöötasu saajate hulgas. Selle seaduse muudatuse teine osa oli hasartmängumaksu seaduse muudatus, mis puudutas siis õppejõudude stipendiumite mahu vähendamist. Ma räägin sellest hiljem veel täpsemalt, aga et jätta see siis 50 stipendiumi juurde, see piir. Mis puudutab aruandeid ja sükest korraldust ja dokumente, siis kui sellest aastast, kui esitada siis Kultuurkapitalile aruanne, ei nõuta enam koheselt finantsdokumentide esitamist aruande juurde. Need peavad küll alati olemas olema ja pisteline kontroll või selline juhuvalim tehakse ka, et peab olema alati võtta, aga et jah, aruandele lisama neid ei pea. Ja kui toetust esitada, siis oluline on just projekti lõppkuupäev, sest kulusid võib juba teha varem. Ehk siis selle alguskuupäeva enam ametlikult ei ole. Nüüd väga oluline on siin juhul see, et kui sul on projekti lõppkuupäev, siis aruande tähtaeg on nüüdsest 1 kuu asemel 2 kuud. Aga sellega, et sul on kauem aega teha aruannet, kaasneb ka reegel, kulkaülene reegel, et kui aruanne on esitamata, siis see isik, olgu see juriidiline kui eraõiguslik või füüsiline isik, jääb aruande võlglaseks ja siis ta ei saa 3 kuu jooksul enam toetust. Ta võib taotleda, aga ta toetust ei saa. Ehk siis selline nagu mehhanism, mis hoiab võib-olla distsipliini. Ja siin on suuremate asutuste puhul juhtunud ka seda, et näiteks on 10 taotlust erinevate esitajate poolt sees, aga juriidiline isik on see sama ja kui üks taotlus jääb aruande võlglaseks, ei saa kogu see suur asutus enam taotlusi 3 kuud esitada. Ehk siis seda peab nagu silmas pidama. Üheks suureks muudatuseks on ka Kulka poolt kaasrahastatud riiklike tähtsate kultuuriehitiste nimekirja lisamine. Ehk siis selle võttis vastu Riigikogu, see on Kultuurkapitali vahendid, niinimetatud betooniraha, aga kuna need 5, kes nimekirjas on, Süku, Arvo Pärdi keskus Rakveres, Tallinna filmilinnak, Estonia juurdeehitus ja Narva Kreenholmi kultuurikvartal, siis kui me neid nimesid kuuleme, siis need on väga erinevates faasides, mida juba planeeritakse, mida üldse ei planeerita, siis kuna vahendeid on, siis oli väga loogiline juba oma arenguetapis sealmaal olev ERR-i uusmaja sinna nimekirja lisada. Et see muudatus tehti ka sellel aastal. Ja kuna me oleme novembri taotlusvooru eel, siis ma mõtlesin siia ära mainida ka selle, et suurprojekte saab nüüd saata nõukokku novembris. See eeldab ikkagi, varasemalt on olnud see protsent väga erinev, 10-20. Nüüdsest on siis 50% sihtkapitali oma panus, et suurprojekte nõukokku saata. Ja üldiselt võib-olla esteetiliselt niimoodi nauditav, et Kulkal on uus veeb ja e-Kulka arendused on siis ka sihtkapitali ekspertide töö palju sujuvamaks teinud
me näeme juba esitatud taotlusi, me näeme sama taotlejaga seotud teisi projekte, et see kõik on niisugune terviklikum ja sujuvam. Nii. Ja mis kujutava kunsti sihtkapital on konkreetsemalt, mis meid puudutab, üks suuremaid muudatusi siis sellest suurte toetuste saajate äraliigutamine, niinimetatud äraliigutamine Kultuuriministeeriumisse, siis EKKM-iga eelmisel aastal juhtus ja projekti toetusteks vabanes 120 000 eurot, millest siis osa läks tegevustoetuste tõusuks ja teised tõesti siis jagunesid projektidele. Veebruaris otsustasime suurendada siis meie valdkonna, mis on siis Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Tarbija kunsti disainimuuseum, kunstiostude summade piirmäärasid aastas, et see on selline aastaid kestnud hea tahte kokkuleppe, kuna need summad lähevad otse kunstnikele, kes tegutsevad ja teosed siis muuseumitesse, et see on meil selline, piirmäärad olid tõesti ajale jalgu jäänud. Loometöötasude maksmine puudutab ka meie tööd, samamoodi on siis Ela ja Sära stipendium nüüd nõukogust sihtkapitali laual uuesti ja samamoodi siis preemiad, aastapreemiad me maksame välja sihtkapitali vahenditest. Ja nüüd viimasel nõukogu koosolekul otsustati ka peapreemia ja elutööpreemia tõus. Meil on head sellised valdkonna esindusorganisatsioonid, kellega me samuti kohtusime, Kunstiasutuste Liidu tegevjuht Kadiel Tähiste ja Eesti Kunstnike Liidu president Elin Kard siis esindavad nii kunstiasutusi kui kunstnikke, kellega me siis arutasime just neid muudatusi ja mis võiksid olla need ühised tegevused või tendentsid, et me oleksime nagu üksteise tegevuste ja suundadega kursis. Ja siis ma panin kõik need näitused siia listi, et näidata meie ühist väljasõitu, kus me siis tutvusime Lõuna-Eesti kunstiasutustega. Me käisime 2 päeva jooksul 16 näitusel, kohtusime kuraatorite, kunstiasutuste juhtidega ja kunstnikega, natukene ka Tartu 24 sellise fookusega, aga ka tutvuda, nagu te näete, me jõudsime Võruni välja, et ka tutvuda regionaalse kunstieluga Lõuna-Eestis, et see oli väga süvitsi minev visiit. Aga me jõuamegi siis teise punkti juurde, kus räägime, kuidas rahad on jaotunud nendel 2 aastal. Ma ütlen siin uuesti ära, et meie oleme siis jaotanud novembris 23 vahendeid ja 3 korral siis aastal 24. Et need varasemad aastal 2023 vahendid olid siis eelmine koosseis. Siin on eelarve ja taotluste mahu ülevaade. 2024 aasta puhul tuletan meelde, et nüüd see mahukamaid taotlusvoore on veel ees, et 20. novembril ootame siis suurprojekte ja tegevustoetusi. Taotluste arv ja maht on igal aastal tõusnud, kuigi nüüd 23 aastal on toetusi jagatud vähem kui aastal 2022, siis näiteks nüüd selleks aastaks see prognoos on ikkagi suurem, et kokku meil peaks olema raha jagada üle 2,5 miljoni euro. Aga ma tõin siia välja ka 2 sellist protsenti, mis on nagu meelevaldselt küll arvutatud, et see on taotlustest ja siis nendest eraldustest, et kui me vaatame taotluste arvu, siis et mitu taotlust saavad vahendeid igast voorust on vähenenud, et seekord aga me jääme sinna 50% juurde, aga ilmekam on võib-olla see number, mis ütleb, kui palju meil raha üldse jagada on ja kui palju küsitakse. Ehk siis sellel aastal ma arvan, et me jääme sinna 30% ringi, mis võiks olla kõrgem.
Aga meeldetuletuseks võib-olla siin, kuna sellest riigi üldisest rahastusest on ka nüüd juttu olnud, et mis kultuuri rahastusega saab, siis meeldetuletuseks, et Kultuurkapital saab oma vahendid maksudest ja aktsiisidest, et 3,5% tubaka ja alkoholi aktsiisist ja 47,8% hasartmängumaksust. Ehk siis, et lihtsalt teile ka infoks, et sellest aastast alkoholiaktsiis tõusis, aga kuna alkoholi juuakse nii palju vähem, siis ainult see tõus nagu tagas sellise normaalse eelarve, sest et muidu oleks eelarve nagu vahendid ikkagi langenud. Aga selle eest on hasartmängumaksu laekumine varasemate aastateks võrreldes suurem ja prognoos on aina positiivsem, nii et selle spordiennustused siis hoiavad praegu Kultuurkapitali töös. Ja kokku on siis sihtkapitalide vahel jagada umbes 21 miljonit eurot. Need on nagu suurusjärgud, mille osas teile ka nagu infot anda. Täpsed valdkonna jaotused oleme ka siia pannud. Kõige rohkem eraldatakse vahendeid just näituste, festivalide ja ürituste korraldamiseks. Ja siis muidugi ka tegevustoetused, mis on umbes 500 000 ringis. Et me nüüd neid liike jäime ise ka siin enne slaidide esitamist analüüsima, et mis täpsusastmega me neid statistilistelt eraldame. Mitme liigi puhul on lihtsalt see taotlusvorm ise on eraldi asi, et kui küsida loometöötasu või loomemaja stipendiumit või kunstireise, aga muus osas, et jah, et siin 2024 võib-olla mingitest nüanssidest, tendentsidest ma räägin, et tegevustoetused veel alles tulevad, seega need numbrid ei ole lõplikud. Näha on, et stipendiumid ei ole samas mahus nagu eelmine aasta. Augusti voorust me otsustasime anda vähem stipendiumeid, kui maksimum oli lubatud. Siis sellel aastal on mõlemad read olemas, et on loometöötoetus ja loometöötasu, sest et veebruaris sai veel loometöötoetust küsida ja siis mais ja augustis oli ta juba loometöötasu ja need summad on sellel aastal juba kokku suuremad kui eelmise aasta peale kokku. Ja kui kunstireisidest rääkida, et sellel aastal on kõvasti reisitud, siis kuigi me otsustasime eelmises voorus erandkorras mitte kellelegi reisitoetusi jagada, siis juba me oleme sellel aastal samas suurusjärgus reisitoetusi andnud kui eelmisel aastal. Ja siin on mul suurelt eredalt kollasena jäänud, et Ela ja Sära stipendium, nagu ma mainisin, on siis uuesti sihtkapitali real ja tulevad sinna ka siis aastapreemiad. Kuna tegevustoetuse voor on ukse taga, siis ma mõtlesin, et paneme ka praegused kõik tegevustoetuse saajad siia nimekirja ülesse. Kui te taotlust hakkate esitama, et taotluse nõuetest me veel räägime, aga palun lugeda üle nõuded, et see läbipaistev plaan järgmiseks aastaks, läbipaistev eelarve, süsteemsed tulude ja kulude jaotusega oleks ilusti esitatud, et me seda jälgime. Suurusjärgud ongi siis 17–19 asutust on tegevustoetust saanud, 21 aastal 400 000 ja nüüd eelmisel aastal peaaegu 500 000, et see tõus on olnud. Esimesed 3 on siis need muudatused. Et EKKM on nüüdsest siis Kultuuriministeeriumi real, Liivaate Võrus lõpetas oma tegevuse ja üks uus lisandunud tegevustoetuse saaja eelmisest aastast on siis Eesti Disainikeskus ja ülejäänud tuleb siis summa pingerea alusel, et kõige suurem tegevustoetuse saaja on
on siis Tartu kunstimaja oma 3 näituse pinnaga ja sealt siis tulevad Kunstnike Liit, Kogu galerii, kõiki ma ette ei nimeta, aga huvi pärast me tegime ühe korra, oleme tegevustoetusi andnud ja just see regionaalne aspekt on siin juhul ka varasematele koosseisudele oluline olnud, et nendest 18 asutusest 4 asub Tallinnas, kuskil 100 000 eurot tegevustoetusi läheb neile, 3 ehk siis keskused ja lugemik on sellised üle-eestilised või isegi rahvusvahelise tegevusega ja 11 asutust siis 18 tegelikult tegutsevad Tallinnast väljas erinevates väikestes ja suuremates linnades või asulates. Ja siin ma ütleks võib-olla, et Tallinna kunstiasutused ei ole siin kindlasti eelisseisus olnud, kui samal ajal arvestada, et värskelt avaldatud statistika järgi, et eelmisel aastal toimus Tallinnas 400 kunstinäitust. Aga markeerida, et nendele tegevustoetustele lisanduvad siis veel projektitoetused, see on nüüd organisatsiooni enda selliste üldkulude või palgakulude või selliste süsteemsete kulude katteks. See on alati hea info, kes kui palju saab. Panime kokku kõige suuremad toetuse saajad, aga siin jooksevadki välja nüüd sellised tegevustoetused ja eelkokkulepped, mitte eelkokkulepped, aga et need kunstiostud on tegelikult juba nagu broneeritud justkui. Ehk siis 2023 tulbas need summad kõik kajastuvad, et siia mahubki ainult siis Eesti Kunstiakadeemia, kes ei saa kumbagi sellist nagu püsitoetust, et temal on siis projektitoetused. 2024 numbrid on võib-olla huvitavamad, sest tegevustoetusi siin ei ole. Nüüd kunstimuuseumid, Tartu kunstimuuseumit ja Tarbe kunstimuuseumit silmas pidades, et need summad sisaldavad siukest 60-80 000 mahus just neid kunstioste ja kõige suuremad toetuse saajad ongi siis projektitoetustele EKKM, Graafika Triennaal, mis toimub järgmise aasta suvel, Kunstiakadeemia, Artišoki biennaal, mis toimub nüüd kevadel, Temnikova ja Kasela galerii ja siia siis mahtus ka sisse üks eraisik, et kunstnik Karel Koplimets on väga produktiivne olnud. Aga me jõuamegi siis loometöötasude teemani. Võiks siis öelda, et see on kõige suurem muudatus, mida Kultuurkapital on viimaste aastate jooksul ette võtnud, et nii sellel tasandil, et see on seaduse tasandil muudatus, aga ka toonud kaasa väga palju sellist töökorralduslikku aspekti, et kuidas taodelda ja kuidas raha jagatakse. Ehk siis 20. märtsil võeti nende 2 seaduse muudatus vastu, mis tähendab siis, et nüüd 2 voorust, maist ja augustist on saanud taotleda ja ka jagada siis loometöötasusid. Ma siin rõhutaksin üle seda, et see on lihtsalt siis üks liik teiste taotluste, toetuste seas. Et see, et neid loometöötasusid maksustatakse, ei tähenda, et teisi toetusi maksustatakse. Kõik teised taotlused, toetused jäid paika, on tulnud selline liik lihtsalt juurde, mida saab nüüd küsida, kui sa teed eraisikuna tööd, kas oma loomingu valmistamiseks või näituse ettevalmistamiseks. Eesmärk ongi võimaldada siis loomeisikutel pühenduda konkreetsele tegevusele või tööle või teose loomisele ja tulemuseks peakski siis olema mingi looming, konkreetne teos, saada selle eest tasu ja ka maksud oleksid siis makstud. Ma peatun sellele hasartmängumaksu muudatuse sisule, ehk siis on olemas selline eraldi stipendiumi
liik nagu õppejõudude stipendium, mis oli mõeldud või on mõeldud kunstide ja rahvakultuuri valdkonna õppejõudude loometöö edendamiseks. See tuli 2018 seaduse muudatusest, kus hasartmängumaksu protsent kulkale tõusis. Ja kuna hasartmängumaksu laekumine aina mahult suureneb, siis üks hetk tundus, et neid loomestipendiumeid õppejõududele saab prognoosi järgi juba ühes aastas maksta ligi 130. Ehk siis tekkis selline nagu taotlusvoor või liik toetusi, kus konkurents puudus, sest kõik, kes küsisid, seda ka said. Ja selle tõttu vähendati siis seda protsenti ja ülejäänud raha 1,8% maksulaekumisi suunati siis sihtkapitalide, et selle arvelt siis suurenes ka 2024 vahendite maht kujutava ja rakenduskunstile. Ja praegu on siis eesmärgiks, et see stipendiumite arv jääb 50 juurde, aga kuna maksulaekumine, see oli siis juba prognoos, aga kuna maksulaekumine on ikkagi suurem, siis sellel aastal sai ka anda 66 stipendiumi, et mälu järgi oli minu meelest kujutaval kunstil 17 stipendiumit, kujutav rakenduskunst on siis kõige suurem arv stipendiumi, mis neile on määratud. Ja siis, kuna ikkagi on olnud aeg-ajalt arusaamatust, mis on stipendium, mis on loometöötasu, siis kasutatakse termineid kunstnikutasu, honorar, litsents, et selles võib-olla sellist selgust luua. Tegin eraldi tabeli ja räägin lahti. Ehk siis stipendium ja loometöötasu on need kaks eraisikule suunatud, füüsilisele isikule suunatud nagu toetust, mida Kultuurkapital jagab. Ma tõin selle kunstnikutasu honorari jutu siia juurde sellepärast, et seda nüüd Kulka otseselt ei jaga, aga kui teha näiteks näituse korraldamise projektitaotlus, olgu see siis juriidiliselt isikult või eraisikult, siis tihti see kunstnikutasu või tahan su teosed seina peale panna, on just nimelt see liin siis. Stipendium makstakse välja stipendiumilepinguna, loometöötasu makstakse käsunduslepinguna ja kunstnikutasu honorar tegelikult viitab autoriõigusele ja seda makstakse välja autori või litsentsilepingu alusel. Mis siin vahe on see, et stipendium on mõeldud kunstniku arenguks või loometöö selliseks nagu arendamiseks, toetamiseks. Ta ei ole seotud ühegi konkreetse projekti või ülesande teostamisega. Näiteks siis läbi selle, et ta on Kultuurkapitali seaduses reguleeritud ja tulumaksuseaduses, siis on ka, et millal need maksud jooksevad. Aga loometöötasu on siis konkreetne tellimus, valmib konkreetne loometöö, mingi kunstiteos või näitus või raamat ja seal see lepinguõigus on tegelikult võlaõigusseaduses kirjas. Ja see kolmas plokk, mida siis Kulka eraldi ei rahasta, aga lihtsalt teile teadmiseks, on tasu autorile, kunstnikule justkui konkreetse teose kasutamise eest. Et see on näiteks näitusel teoste eksponeerimise tasu. Ja seda reguleerib autoriõiguse seadus või siis näiteks teoste trükises kasutamine. Mis puudutab maksudesse, siis näiteks Kulka stipendium ei ole maksustatav. See ongi see, millele rõhutatud on, et nüüd stipendiumid maksustatakse. Ei. Stipendium jätkuvalt ei ole maksustatud. Kui nüüd keegi teine juriidiline isik ilma konkursita tahab maksta stipendiume, siis ta maksab lihtsalt tulumaksu ka. Ehk siis on eraldi reeglid tulumaksuseaduses, millal need maksud ei kohaldu. Käsunduslepinguga, ehk siis mis puudutab seda loometöötasu, see on võlaõiguslik leping, kohalduvad kõik tööjõumaksud, nii tulumaks kui ka sotsiaalmaks.
Ja honorar, litsentsileping on siis tulumaksuga maksustatav. Et võib-olla see nagu vahetegu, mis ma kirjeldasin, aitab siis natukene ka neid termineid ja märksõnu ja sellest nagu orienteeruda, et on küsitud, et millal millist toetust küsida, et mõelgegi, et mis on siis selle taotluse eesmärk, et kas küsida stipendiumit või loometöötasu ja kui kunstnikena suhtlete siis või teete näitust või suhtlete näituse või galeristiga, et siis litsentsileping on siis olemasolevate teoste eksponeerimise eest tasu. Üldiselt sellest eesmärgist veel, mis ma mainisin, aga kes saavad küsida? Saavad küsida füüsilised isikud ise endale. Loometöötasu ei saa kunstnikele küsida mingi organisatsioon või kunstniku enda juriidiline isik, et siis peab tegema ikkagi projektitaotluse ja lihtsalt selle tasurea sinna juurde kirjutama. Ja seda saab küsida kõikidest taotlusvoorudest läbi aasta. Võlaõiguslepingu jutust ma juba rääkisin. Aga küsida taotluses saab siis brutosummat, sellest läheb maha tulumaks. Kui see brutosumma on taotluses sisestatud, siis tegelikult see kalkulaator e-kulkas näitab ka netosummat, mis siis kontole laekub. Ravikindlustuse poole pealt on siis erinevad või just see riiklik sotsiaalmaksu miinimummäär, kuumäär, mis on järgmisel aastal 820 €. Kui ühes kuus laekub vähem raha, vähem seda tasu kui 820 € bruto, siis ravikindlustus ei kaasne. Ja üks nüanss on veel, et kui sa saad ühe kuu 820 €, siis ravikindlustus tegelikult kehtib 2 kuud. Ehk siis kui maksta 2 kuud välja, siis kehtib 3 kuud, et see on selline võimalus siis ka nagu ajatada või anda pikemaks perioodiks seda turvatunnet. Ehk siis väljamakseid võib jagada nagu mitmeks osaks juhul, kui see siis selle miinimumi garanteerib. Ja siin on praegune siis statistika. Ehk siis nagu ma ütlesin, 2 korda on neid toetusliike jagatud. Mõtlesime, et kõige endalegi oli huvitav, et kuidas teistes sihtkapitalides on läinud, sest see ei ole ju ainult kujutava rakenduskunsti ainuteema, vaid et see on kulkaülene. Meil on 2 vooru olnud, mais küsiti 53 loometöötasu ja kokku siis maksudega jagasime me 56 000 € ja nüüd augustis küsiti 38 loometöötasu ja jagasime ka koos maksudega 54 000. Kujutav kunst ei ole üldse kõige suurem, kes küsib, et kõige rohkem taotlusi tuleb kirjandusvaldkonnas ja juba seda tabelit vaadates mai versus augustivoor on näha, et kõik alles loksub paika. Ehk siis audiovisuaalil on näiteks esimeses maivoorus anomaalselt vähe taotlusi ja siis augustivoorus väga palju taotlusi. Samamoodi kirjanduses on korrigeeritud ootusi, et peaaegu 1 000 000 küsiti esimesest korrast ja siis augustis on tegelikult 180 000. Et ma arvan, et valdkonnad teevad oma loovisikutega tööd, et informeerida, mis on need ootused, mis on piirmäärad, kas pannakse ette mingid süsteemid. Aga see tabel võib-olla iseloomustab natuke seda, et jah, ta on suur muudatus, ta on põhimõtteline muudatus, aga see ei ole kõige suurem rahapott, kuhu läheb Kultuurkapitali vahendid. Ehk siis see on lihtsalt üks liik sellisele loovisikule lisavahendite küsimuseks, kes siis kas tegeleb nagu
et jah, et kui tal on tellitud teos või näitus ja tahab just seda liiki toetust kasutada ja tal oleks vaja palka saada. Nii. Ja siia lihtsalt ekspertgrupid, mis on maakondlikud, jagavad ka tegelikult neid väga ebaühtlaselt mahud, aga lihtsalt, et 14 taotlust mais ja 17 taotlust augustis oli ka üle Eesti. Need loovisikud meil ei ole teada, et mis sektoris nad tegutsevad, aga et sellised väiksed summad on ka läinud üle Eestiliselt. Aga selleks, et ise ka natukene rohkem kura koosseis saaks teada, mis on ikkagi see päris tagasiside nendelt, kes seda loometöötasu kasutasid. Kuna augustivooru saajatele oli liiga vara seda tagasiside või kasutamise küsitlust saata, siis see küsitlus siis korraldati maikuus toetuse saajatele, saadeti välja 82 inimesele ja 33% siis kogu valimist vastas. Et tahtsime teada saada, kuidas meede on käima läinud ja tagasiside võimaldab ka selliseid parandusi teha. Väiksed tordid ka. Kõigepealt muidugi aitäh neile, kui keegi on kuulamas, kes siis vastas sellele küsimustikule. Et see tagasiside on hästi väärtuslik ja saame ka teha parandusi selles osas, et milliseid küsimusi küsida ja kõiki neid ettepanekuid siis ka arvesse võtta ja juhendada, kui on vaja. Aga jah, et 80% taotlejatest oli selleks hetkeks selge, mida tegema peab. Ja infot oli siis piisavalt, et lisaks võib-olla uuriti sellest loometöötasu määra ja summa kujunemisest, et mille kohta me oleme ise sihtkapitali koosseisus arutanud, et kas peaks võib-olla sisemised sellised piirmäärad panema või natuke vähemalt arutama, kas kunstis on see võimalik, et näiteks isikunäitus, tasud, grupinäituse tasud, suurem, väiksem näitus, et me praegu vaatame nende taotluste põhjal, mis on laekunud, seda tendentsi või neid suurusjärke, et taotlused on tegelikult väga seinast seina, et küsitakse 500 eurot kuni 25 000, et ootused on nagu erinevad. Aga siis tortidega edasi, tagasiside üldiselt kulkale, et enamus teavad, kust abi saada. Meil on eelkõige selle jaoks siis Evelin, kes on meie sihtkapitali kuraator, kes vastab kõikidele küsimustele. Ja üldised hinnangud meetmetele, et tulemused näitavad, et kõige kõrgemalt hindavad loometöötasu saajad seda, et see meede üldse väljal on, et võimaldab võib-olla rohkem sellist omaalgatuslikkust, et ka saab ta ise näitusi teha ja selle jaoks siis küsida tasu, ei pea sõltuma võib-olla suurematest institutsioonidest, kuigi ka sellisel juhul saab. Mitmel korral just rõhutati seda olulist nihet, et see uus meede võimaldab just sellist töösuhet, mis ainult tellijast ei sõltu. Ja seda sotsiaalsete garantiide olemasolu rõhutati ka nende poolt, kes võib-olla ise seda ka otseselt ei vajanud. Ehk siis siin on ka seda riikliku ravikindlustuse teenuse kasutamise osakaal, et see siis protsent viitab, see protsent tuleneb ainult nendest, kes küsimustikule vastasid, et see osakaal on veidi teine nende taotlejate seas. Aga sellest teemast kõik, võib-olla küsimuste juures on veel mõned teemad. Edasi aruannete ja taotluste vormistamise ehk siis nõuete juurde. Et ma annan siin sõna kolleegile Paulile, siin on slaid mitu korda aastas ja kus saab siis küsida. Aga ma vaatame sinu. Tere ka minu poolt kõigile. Aitäh, Kadri,
kogu selle info eest ja selgituste eest. Ja me kohtume siin siis väga erineva kvaliteediga taotlustega ja seekaudu tekkis ka mõte meil siis rääkida põgusalt siis, ma loodan kiiresti ja informatiivselt siis sellest, mida me taotlustelt ootame. Nagu ma loodan enamikele teada on, siis kujutava rakenduskunsti sihtkapitalist saab raha taotleda 4 korda aastas. Nagu siin välja toodud on, siis loominguliseid stipendiumeid saab taotleda 2 korda aastas ja neid me anname välja siis kuni 12 tükki. Ela ja sära stipendiumid saab taotleda maikuus, neid on 2 tükki ja üheaastaseid õppestipendiumeid augustis ja tegevustoetuste voor on siis novembris. Aga siis nende üldiste soovituste juurde. Üldine soovitus kõigile oleks ikkagi selline põhjalik tutvumine siis korduma kippuvatest küsimustest ja raha jagamise korrast. Et see võib tunduda iseenesest mõistetav, aga sellest hoolimata me tihti kohtume taotlustega, kus tundub, et nende materjalidega ei ole tutvutud. Ja loomulikult tasub siis seda raha jagamise korda ja ka lugeda siis varakult ja aegsasti ja kui sealt tõesti on ebaselgusi, siis on veel enne taotluse tähtaega võimalik siis meie kuraatorile kirjutada ja tagasisidet saada. Füüsiline isik saab siis e-kulkast taotleda projektitoetuseid erinevaid, sealhulgas siis näituse korraldamist, mille ankeeti me palume valida ka olukorras, kus te osalete grupinäitusel. Publikatsioonide valmistamiseks saab taotleda toetust, reisi- või sõidutoetusi ja ka muud projektid, aga seda siis tõesti palume valida ainult siis, kui ükski nendest teistest ankeetidest teile ei sobi ja füüsilisele isikule siis nagu Kadri juba mainis, siis on võimalus ka taotleda erinevaid stipendiumeid ja loometöötasu. Ja juriidiline isik saab siis kulkast taotleda eelpool mainitud projektitoetusid ja ka tegevustoetust, mille voor on novembris kätte jõudmas. Siis jõuame siit projekti, näiteks siis ütleme projektitaotluse sisu teksti juurde, et nende juures soovitaks siis meeles pidada seda, et tõepoolest see tekst, mida te kirjutate, palun kirjutage seda siis mõttega, et see on suunatud siis meile ehk sellele komisjonile, mitte teile endale või siis näituse publikule pressiteate vormis. Et seetõttu mida selgem ja arusaadav on see sõnastus ja mõtete järjekord on, seda parem, et seetõttu tasub pigem siis alustada neid sisukirjeldusi ikkagi sellest, et mida konkreetselt füüsiliselt või mitte füüsiliselt me siis selles näituse ruumis näeme, et meil tekiks mingisugune pilt sellest, mis see projekt on ja milline ta hakkab välja nägema. Taotluse lühikirjelduse lahtrisse soovitame kirjutada siis, et mida soovite korraldada ja kus, ehk siis mitte pelgalt isikunäituse korraldamine, vaid isikunäituse mingisuguse nimega korraldamine siis teatud galeriis või näituse majas. Siis kohtume ka siin erinevates vormingutes lisadega, mida taotlustele pannakse juurde. Need, kes nüüd selle rahajagamise korra punktiga 217 tutvunud on, need teavad, et seal on väga selgelt kirjas, et kõik dokumendid, mis taotlusele lisatakse, peavad olema lisatud sinna PDF-failina ja see faili pealkiri peab viitama faili sisule. Ja see tõepoolest tähendab seda, et me ootame lisadid ainult PDF-formaadis
ja jällegi, kui te mõtlete natukene meie peale, siis me loeme neid arvutites ja arvutites muidugi neid faile, siis ütleme eriliselt siiski, või peamiselt ma pean silmas siis visuaalseid materjale, portfoolioid ja näituse kavandeid, et need võiksid olla landscape formaadis kinnituskirjade ja selliste dokumentide puhul. See ei ole sedavõrd oluline. Tungivalt soovitame, et näituse kavandid pannakse kokku üheks PDF-iks koos pildi allkirjadega, et vaataja saaks võimalikult selgelt ja kiirelt arusaamise sellest, mida me kavandil näeme, milline see näitus potentsiaalselt või projekt või teos hakkab välja nägema. Sama ootame ka tegelikult hinnapakkumistel, et need võiksid olla lisatud kokku pandud siis üheks PDF-iks, mitte et meil ei ole taotlusele lisatud siis hunnik ekraanitõmmiseid erinevatest veebipoodidest, kus on, ma ei tea, pintslite, õlivärvide, mis iganes materjalide hinnad ja siis me peame neid ükshaaval neid faile avama ja vaatama, et need ekraanitõmmised on igati aktsepteeritavad hinnapakkumistena, aga need tuleks formaatida kõik üheks PDF-iks. Ja korrektsed siis faili nimed on siin ka välja toodud, et me saaksime aru, mis dokumenti me parasjagu avame. Ja siis lisaks kinnituskirjadele inimesed tihti saadavad neid digitaalseid dokumente, millel on digiallkirjad olemas, see on väga kena ja loob usaldust meie ja taotleja vahel, aga paralleelselt palume need ka lisada siis PDF vormis. Siis küsimus, jõuame nende visuaalide ja portfoolio juurde, et jällegi portfoolio on landscape formaadis siis PDF-fail, millest me saame aru, millega kunstnik tegeleb, millised on tema peamised loomesuunad, tema autori positsioon ja see dokument võiks sisaldada ka näituste ja teoste lühikirjeldusi nii tekstis kui visuaalis ja jällegi need portfooliod ei pea olema 80 leheküljelised või 100 leheküljelised, ma arvan, et piisab 20 või 30 leheküljest ka. Portfooliona me aktsepteerime ka kunstniku kodulehekülge, kui see kõik ülal mainitud ja eelpool mainitud informatsioon on seal selgelt välja toodud ja kirjas ja loetav, aga Instagrami profiili ja Facebooki pildialbumit me portfooliona siiski arvesse ei võta. Ega ka siis üles laetud JPEG-faile või veel hullem üles laetud JPEG-faile Drive'i lingina, mis ei avane ja mida meie kuraator peab siis mille avanemist meie kuraator peab siis taotleja käest eraldi küsima, et see kõik tekitab meile siin, meie kuraatorile siis enne kõike pikki töötunde. CV-s siis peaks olema välja toodud taotleja haridustee, isikugrupi näituste informatsioon ja muu oluline informatsioon. Üldjoontes mul on tunne, et CV-de vormistamisega väga suuri probleeme ei ole. Siit jõuame siis eelarve vormistamise juurde. Ka siin on siis mõned tingimused, mõned neist on ka kindlasti välja toodud siis selles rahajagamise korras, aga meie jaoks siis tõesti oluline on näha siis seda, et mis kulurida siis Kultuurkapitalilt ja meie sihtkapitalilt taotletakse ja kelle toetusest siis loodetakse tasuda teiste kuluridade katmist. Ja siis veel küsimus eelarve täpsusest ja kaldkriips siis ootuste ja manageerimisest, et see põhjus, miks siis Kultuurkapitali või meie sihtkapitali ei saa tihti 100% neid taotlusi rahuldada, ei ole tõepoolest sellest, et me ei arvaks, et need projektid ei ole head või need projektid ei ole hästi kokku pandud ja läbipaistvad, vaid asi või see jutt on ikkagi või see põhjus on see sammutine vana asi, et raha lihtsalt ei ole selleks. Nüüd sellest on muidugi nii-öelda linna peal ja Kunstiakadeemias ja igal pool mujal võib-olla läinud liikvele selline arusaamine, et alati tuleb taotleda, ma ei tea, kolmandiku võrra rohkem toetust või poole võrra rohkem toetust, sest et kunagi 100% ei saa.
Ja see kindlasti ei ole hea mõte ega hea mõtteviis, et ma ikkagi kutsun üles kõiki taotlejaid sellisele teatavale usaldusele sihtkapitali nõukogu ja taotleja vahel, et kui see meie nii-öelda selline nähtamatu kokkulepe ikkagi algab sellisest mingisugusest valest või valest hoiakust, et tuleb taotleda rohkem ja õhku täis pumbata need taotlused, siis oleme me juba libedal teel ja see ei ole hea. Pigem siis tasuks uurida eraldatud toetuseid ja leida seekaudu siis arusaamine, et kui palju on siis näiteks varasemalt samas galeriis toimunud näituste eelarved olnud ja kui palju on Kulka seda toetanud. Et seda juttu ma olen üritanud ka rääkida siis oma õppejõuna siis Kunstiakadeemias, et natukene tuleks neid ootusi manageerida, eriti siis võib-olla ma ütleks noorematele kunstnikele, kes oma tööd siis alles alustavad. Jah. Eelarve läbipaistvus on kahtlemata väga oluline. Palun täitke need eelarved siis täpselt. Kui galerii pind on kellegi jaoks tasuta, siis tegelikult keegi teine on need kulud katab, selle võib absoluutselt vabalt sinna kirja panna, enda kulutused võib kirja panna ja ilmtingimata ja absoluutselt tuleb siis taotluses ära märkida need summad, mida on juba varasemalt samale projektile antud. Et see mõjub absoluutselt ja väga pahatahtlikult, kui me peame ise leidma siis, või meie enda siis taotluste menetlemise käigus tuleb välja, et me oleme juba seda projekti toetanud ja eelarves seda välja toetatud ja sellised taotlused absoluutselt saavad absoluutselt disklahvi siis. Projektide taotlemine siis jällegi meie vaatevinklist on siis hea meil ikkagi menetleda taotlusi, mis on siis esitatud tervikprojektina ühe korraga, sellepärast et meie jaoks on see väga problemaatiline, kui siis või ütleme, tekitab küsimusi, kui taotletakse pelgalt siis mingisuguse projekti või teose siis esimese etapi teostamiseks, sellepärast et me ei tea, mis sellele järgneb järgmises või ülejärgmises voorus ja kui palju see projekt maksma läheb ja mis määral siis oodatakse meie toetust. Samamoodi siis võib-olla üksik või siis ütleme füüsilistel isikutel paluks läbi mõelda, et kui palju neid taotlusi ikkagi esitada, et esineb siis sellist nii-öelda sari taotlemist, et taotlejad esitavad igasse vooru mitu taotlust ja on olnud juhtusid, kus siis ühel taotlejal on ühes voorus 7 taotlust sees. Et loomulikult kõik on arusaadav, et mõned kunstnikud töötavad väga palju, neil on väga palju projekte ja on aastaid, kus neid tõesti toimubki väga palju ja see on kõik arusaadav, aga siis paralleelselt siis nende projektitoetuste juurde siis visata sinna lahtrisse sisse veel siis reisitoetusi või residentuurimajade toetusi või stipendiumi taotlusi, et seda lihtsalt on kõik väga palju, palun üritage seda mitte teha, meil on väga digitaalsed süsteemid ja me näeme siin mõne kliki kauguselt näeme siis tegelikult väga täpselt, kui mitu taotlust keegi on sisse andnud ja kui palju on varasematest jaotustest nende taotlusi rahuldatud. Siis veel hakkamegi vist jõudma siin lõpupoole. Loomemaja stipendiumi taotlused siis peavad sisaldama loomemaja kinnituskirja ja residentuuri paiga kirjeldust. Nende residentuuri kohtade juures tasub ka siis kaaluda ikkagi, et millistesse residentuuridesse soovitakse minna. Väga palju siis, või ütleme mitte väga palju, aga omajagu tuleb meile taotlusi, kus me ei saa päris täpselt aru, kas tegemist on ikkagi tõsiseltvõetava residentuuriga, millel on mingisugune profiil ja mingit sorti programm, kus on kohal ka teised kunstnikud, või on tegemist lihtsalt suvilaga, mille renti üritatakse Kultuurkapitali vahenditest tasuda ja neid taotlusi me ka tihti ei rahulda. Õppestipendiumi puhul on juba siis rahajagamise korras kirjas, et tuleb lisada kinnituskiri õppeasutusest ja kui teil on õppemaksud seal, siis palun andke sellest teada
ja reisitoetuste puhul me ikkagi ootame väikest siis lühikest, aga täpselt või ütleme siin, mitte lühikest, aga ütleme siis läbimõeldud selgitust selleks, miks kellelgi on vaja mis näitusele minna, et me ei saa kõiki neid reisitoetusi rahuldada ja eriti kui need reisi eesmärgid on kirjeldatud ühe lausega. See on vist hetkel minu poolt kõik. Nii, siis me liigume edasi nendele küsimustele, mis laekusid, kui te registreerusite. Ja aitäh teile kõik, kes ette saatsid küsimused. Ma enne klaariksin ise mulle otse saadetud ühe küsimuse ära, mis puudutas neid lepinguliike, et oleks hästi selge ja ei jääks midagi segast, et kui me räägime loometöötasu ehk siis võlaõigusliku lepingu või seaduse alusel käsundusleping või töövõtuleping versus siis litsentsileping, siis kui te ikkagi näituse korraldajana tellite kunstnikult uue teose või et korralda või teeme näituse koos ja ta hakkab alles tööga pihta, siis see on ikkagi eranditult võlaõigusleping, ehk töövõtuleping või käsundusleping. Litsentsileping kohaldub selle tulumaksuga siis ainult siis, kui on olemasolevate teoste eksponeerimine või kasutamine. Tahtsin selle üle rõhutada. Aga nüüd ma annan sõna Ketlile, kes on ette valmistanud nendele ette saadetud küsimustele vastused. Nii, aitäh, Kadri. Et küsimusi tuli meile kokku siis 15 ja täna vaatasin, et oli tulnud veel ka 16, millele siis nüüd katsume kõigile vastata. Aga kõigepealt suur tänu nende küsimuste eest, nagu te juba Kadri eelnevast põhjalikust ülevaatest kuulsite, siis osad vastused kindlasti on juba tegelikult välja toodud selles üldesitluses ja samamoodi Paul vastas ka osadele küsimustele, nii et nendel küsimustel ma siis pikemalt ei peatu, et seesama esimene küsimus ei saa enam päris hästi aru honoraride, stipendiumite ja nii edasi kunstnike töö tasumise võimalustest, nende määradest ja nimetustest, taotlemise aegadest, samuti mis maksustatav ja mis pole, vaja pole puust ja punaseks skeemi või miskit muud, mis vaja oleks. Siis skeemi või miskit muud, mis visualiseeriks kõiki võimalusi, et ma arvan, et see esitlus tegelikult praegu seda väga juba põhjalikult tegi, nii et ma selle juures rohkem ei peatu. Teine küsimus, kuidas taotleda toetust näituse korraldamiseks, kui tegemist on galeriidega, mis kuuluvad linnale või riigile, see tähendab renti küll ei ole, aga on suuremad väljaminekud seoses graafika, sulgudes digitrükk, paljundamisega, pasparteerimise ja raamidega, mis siis ilma toetuseta on näituste korraldamine võimatu. Samas on näidanud teiste viimasel ajal küsitud toetused näituste korraldamiseks, et midagi on muutunud toetuste küsimise põhimõtetes. Ees on mitu samal ajal toimuvat näitust, see tähendab ilma toetuseta kuidagi hakkama ei saaks. Siin on siis võib-olla alustuseks hea ikkagi välja tuua veel kord see, et iga sihtkapital lähtub oma töös raha jagamise korrast. See raha jagamise kord on meil välja toodud ka Kultuurkapitali koduleheküljel, et sellega saate sealt tutvuda. Ja näituse korraldamise taotluse nõutud osad on kõigile samad, need ei sõltu sellest, kes rahastab näituseasutust. Seda kindlasti tasub meeles pidada. Et näituse korraldamise taotluse võivad esitada kunstnikud, kuraatorid, projektijuhid ja institutsioonid, et siin ei ole tegelikult vahet. Oluline on, et taotlusest tuleb välja näituse toimumise aeg ja koht, tegevuskava ja ajaplaan, näituse paika kinnituskiri,
näiteid siis reproduktsioonidest, kavanditest, autori lühike loominguline CV, portfoolio loomingust, kulude eelarve koos hinnapakkumistega. Et lisaks, et kui tegemist on autorite kollektiiviga või kaasatud on kuraator, siis tuleb lisada kindlasti ka nende CV-d ja portfoolio. Visuaalsed materjalid ja ka eelarve juurde käivad hinnapakkumised võiksid esitatud olla kõik PDF-failidena, et sellest kõigest tegelikult juba väga põhjalikult ka Paul rääkis, aga ma siis kordan needsamad asjad üle siin, kuna oli väga konkreetne küsimus. Ja julgustame tegelikult tõesti kõiki küsima oma sellises kahtluse korral Kura Sihtkapitali kuraatorilt Evelin Saul-Rämonenilt otse siis nõu, et tema oma kogemustega oskab kindlasti teid ka suunata ja aidata ja nagu ta ise on meile tagasisidestanud, siis tegelikult seda võimalust ei kasuta paljud. Nii et julgelt küsige temalt ka. Kolmas küsimus, et millised on põhilised vead, mida taotluses tehakse? Et mina pean küll ütlema, et taotlused on suures osas kirjutatud väga korrektselt ja sisukalt, et peamised puudused on seotud sellega, et osad materjalid on puudu või esitatud siis puudulikult. Et nagu te olete kindlasti ise ka kokku puutunud paljud, et Evelin ka küsib üle täpsustused. Nii et teil on tegelikult võimalus neid oma taotlusi korrigeerida, aga kindlasti kui ikkagi vähegi võimalik, siis soovitame ise esitada juba küllaltki detailne taotlus, nii et ei peaks seda kirjavahetust pikalt pidama jääma teiega, sest see tegelikult lühendab selle ekspertgrupi nii-öelda taotlustega tutvumise aega. Et ennem kui kõigilt teilt ei ole saadud neid vastuseid, selleks on ka kindel aeg, mis teile antakse nendele küsimustele vastamiseks. Ei saa siis Sihtkapitali kuraator anda edasi taotlusi lugemiseks ekspertidele. Mõnikord on puudu kinnituskirjadel allkirjad. Portfoolio asemel on üksikud failid ja tihti olete lisanud ka linke, mis ei avane, aga see on ka kõik see, millest rääkis juba Paul. Mõnikord ei selgu taotlusest, mida teha soovitakse, et taotluses on näiteks väga hea tutvustus autorist, aga ei tule välja, mida ta täpselt nüüd selle konkreetse näituse raames teha soovib. Et seda tasuks silmas pidada, et oma eesmärgid ikkagi kirja panna. Kõikide Kura toetuste taotlusvormide juures on välja toodud selged väljad, mis tuleb taotluse esitajal täita. Kui neist kinni pidada ja siis tegelikult ei ole teil ka võimalust eksida. Et kui te alles olete oma esimesi taotluseid tegemas, siis mina isiklikult nagu soovitaksin kõik need erinevad taotlusvormid läbi klõpsida. Mitte midagi ei juhtu selles Kultuurkapitali e-keskkonnas, kui te iga taotlusvormi lahti teete ja vaatate, millised need välja näevad. Et see ei too midagi kaasa, aga te saate väga palju olulist ja väärtuslikku informatsiooni. Et proovige lihtsalt vastata siis taotlusvormis küsitule ja kindlasti tuleb kasuks ka taotlusega varakult alustamine. Ja lugejatena meile kindlasti paistab välja see, kui sedasama taotlust on juba meile korduvalt esitatud erinevate siis projektide raames, et seda sellist kopeerimist võib-olla ei tasuks ka teha.
Nii nagu juba Kadri välja tõi, siis Kulkal on uus digitaalne taotluste haldussüsteem, mis võimaldab meil siis ekspertidena väga lihtsasti teie taotlust lugedes näha kõiki eelnevaid taotluseid. Et selline lahendus on siis nüüd olemas. Et soovituslik on projekti või näituse taotluseid võimaluse korral ka koondada, et kui te teate, et teil on ees mitmed näitused, siis see ei ole keelatud, et teha üks taotlus mitme näituse peale. Et selline 7 võib-olla taotluse ühte vooru saatmine toob kaasa selle, et te muutute iseenda tegelikult konkurendiks ja paratamatult ei pruugi see tuua kaasa ka siis soovitud tulemust. Neljandaks siis taotluste ja aruannete vormistamine. Sellest rääkis Paul, selle juures ma ka ei peatu. 5. küsimus, millised on kunstifestivalide rahaliste toetuste võimalused? Et kunstifestivalid võivad taotleda siis peamiselt projekti või siis tegevustoetusi. Nad ei saa taotleda loometöötasusid, sellest rääkis Kadri ka juba täpsemalt. Sisutegevustest tulenevalt on võimalus taotleda toetust ka erinevatest sihtkapitalidest. Näiteks kui teie festivali on kaasatud arhitektuuri aspekt, siis ka arhitektuuri sihtkapitalilt või mõnelt teiselt. Et sealjuures on muidugi korrektne näidata ära kõigis täiseelarve ja ka seda, kui palju teistelt rahastajatelt toetust küsitakse või on juba seda saadud. Suured valdkondade ülesed suurprojektid on sihtkapitalil võimalus saata nõukokku. Selliste suurprojektide esitamise tähtaeg ongi nüüd siis kohe ees, 20. november. Nii et kellel on nii suured asjad, mis hõlmavad hea oleks isegi, kui mitte ainult veel ühte teist kultuurkapitalis olevat sihtkapitali, vaid mitut, siis on see võimalus võib-olla toetust saada suurem. 6. küsimus, kas ja kuidas mõjutab kultuuri rahastuse vähendamine 2025. aastal otseselt kura loome ja näituste toetuseid ja välja makstavaid loometöötasusid? Millised on suunad ja prioriteedid? Kadri juba peatus sellel, et kust tuleb kultuurkapitali rahastus. Sellele praegu ei ole sellisel viisil kärbet nagu kultuuriasutustele see ees seisab planeeritud, et kõik läheb endist viisi edasi, kuid kindlasti see fakt, et kunstiasutusi, riiklikke kunstiasutusi kärbitakse, võib tuua kaasa lisakoormuse Kulkale. Et meie eesmärk on vaadata muidugi taotlustest tekkivat pilti ja reageerida sellele, et meil ei ole selles mõttes nii selget prioriteeti siin võimalik välja tuua, et äsja alustatud loometöötasude maksmisest teeme kokkuvõtte peale selle 4. jaotuse tulemusi. Ja täna ka natuke juba kuulsite sellest küsitlusest ja vastustest, et praeguseks loomulikult ei ole me veel selles osas võtnud väga, väga kindlat seisukohta, vaatame, mida need taotlused toovad, millised on vajadused ja proovime sellele reageerides siis võib-olla luua ikkagi
täpsustused, aga nendest te kindlasti kuulete niipea, kui oleme sellesse punkti jõudnud, et selle 2 korra põhjal, mis me praegu oleme loometöötasusid jaganud, ei ole seda võimalik olnud veel teha. Kes ja mille jaoks saab loometöötasu taotleda, et selle küsimusele vastas nüüd küll väga põhjalikult juba Kadri, et loometöötasu saavad kõik loovisikud taotleda iseendale, et see on kõige olulisem asi, mida silmas pidada. 8. küsimus, kuidas ja kas on võimalik Kultuurkapitalilt saadud toetusrahaga katta kulusid, mis projekti elluviimise käigus ootamatult kerkivad ja mida taotlust kirjeldades veel ette näha ei osanudki. Sellisel puhul soovitame teha taotluse muutmise avaldus, mille vorm on koduleheküljel olemas, et komisjon vaatab neid jooksvalt üle, et need ei käi tegelikult seda 4 jaotuse takti, vaid neid me vaatame siis, kui need esitatakse sihtkapitalile. Ja kui nad on põhjendatud, siis nad enamasti ka aktsepteeritakse, et me mõistame kõik seda, et osasid asju ei ole võimalik võib-olla viimse detailini ette prognoosida. 9. küsimus. Kas loometöötasu suurus on maksimaalselt 1 kuus see minimaalne summa, mis tagab ravikindlustuse ja mitte rohkem? Siin selles mõttes ongi mul võib-olla praegu hea välja tuua Kadri tehtud kommentaar sellele küsimusele, et oleme praegu nende 2 taotlusvooru, oleme praegu neid 2 taotlusvooru arvestades, kus loometöötasu on jagatud, mainitud, olnudki kinni selles nii-öelda sotsiaalmaksu miinimumi maksmises, sest see on olnud nagu see võimalus, mida me oleme saanud teha. Kuna hetkel me siiski saame toetuda kuskil 30–40% või me saame toetada 30–40% taotlustest, siis need kärped tulevad just sellepärast mängu, et loomulikult see ei pea olema miinimum, võiks ideaalis olla alati ka suurem, kuid hetkel oleme oleme lihtsalt sellest nagu reaalsusest kinni hoidnud. Et ma vaatan korra veel üle oma märkmed, et jah, nagu ma juba korra mainisingi, siis see on meil ees, et kindlasti tahame vaadata üle selle 3 jaotuse kõik loometöötasude taotlused ja tekkinud siis soovid, et kujundada nii-öelda mingisugused määrad välja kas isikunäitustele, grupinäitustele, suurematele, väiksematele, et see siis seisab ees. Nii, aga liigun siit edasi 10. küsimuse juurde, et millised on kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali seekordse koosseisu kirjutamata nii-öelda loomulikult kujunenud põhimõtted jaotamises, keda eelistatakse, keda välistatakse ja miks, kui mitmekülgselt Eesti kunsti kontekstiga suhestutakse ja seda arvesse võetakse, nähakse teatud tasakaaluvajadust, kuhu tõmmatakse punased jooned, kuivõrd analüüsitakse kunstipilti tervikuna, kuhu nähakse vajadust asetada peatähelepanu. Seda, et raha ei piisa, pole vaja rääkida sellele küsimusele vastates. Küsimus on valikutes. Et kordan uuesti siis üle, et iga sihtkapital lähtub oma töös raha jagamise korrast, mis on igal sihtkapitalil mõnevõrra erinev ja on välja toodud ka Kultuurkapitali koduleheküljel.
Eraldiseisvaid saladokumente meie oma töös küll ei kasuta. Kui midagi radikaalselt muudetakse, siis raha jagamise kord on ka esimene koht, kus sellest muutusest võib lugeda. Et varasemad komisjonid on teinud head tööd ja kõik panustavad tegelikult jätkuvalt raha jagamise korra läbipaistvamaks muutmisesse, täiendades taotlusvorme, tuues koduleheküljel välja korduma kippuvate küsimuste rubriigi, aina uued küsimused ja korraldades kohtumisi ja infopäevi. Nii nagu varemgi on komisjoni liikmetel erinev erialane ekspertiis, mis võimaldab laiapõhjalist vaadet ja toetust kunstile. Et koosolekute jooksul arutatakse vägagi erinevaid teemasid, soov ja püüdlus on märgata ja toetada võimalikult laial skaalal. Kultuurkapitali poolne suunis on meile olnud toetada vähemaid, aga suuremate summadega. Meie seisukoht on, et tuleks lähtuda saadetud taotlustest ja sellest siiani olemegi lähtunud. Kui küsija mõtleb, kas Kural on ühtseid eelistatud valikuid, nagu näiteks rohepöördega seotud või kliimasoojenemist lahkavad projektid, siis meie koosseisul neid kindlasti ei ole. Et Eesti kunstimaastik on siiski väike, kuid äärmiselt mitmekesine. Et usun, et selliste piirangute kehtestamine on praegu ebavajalik. 11. küsimus. Kui on soov anda välja trükis, mis on juba ka töös, siis kes peaks esitama taotluse? Kunstnik, osaühing, kirjastus või midagi muud sarnast? Kui ühe sama projekti jaoks on 3 jaotusest toetust küsitud, siis kas tasub uuesti proovida või projekt ei kvalifitseeru? Kas raamatu trükki andmise kuupäev mõjutab jaotuse otsust? Näiteks, kui on antud trükki enne taotlusvooru lõppu, raamat ise tuleb välja hiljem. Trükise taotluse võib esitada nii kunstnik, osaühing, kirjastus, et tegelikult täpselt nii, nagu te omavahel kokku lepite, et kui te mõtlete nüüd seda, et kes selle raha nii-öelda taotlusvoorust välja toob, siis see kindlasti ei ole sugugi määrav, kes selle esitab, vaid see peab ikkagi olema selle vajaduse põhiselt. Trükise väljaandmisel tuleks taotluste hulgast valida lihtsalt publikatsioonide taotlus, et taotlusvormil on välja toodud kõik vajalikud väljad jällegi, et kindlasti tuleks lisada publikatsiooni käsikiri ja kujundusmaketi fail, kui tegemist on visuaale sisaldava trükisega, siis ka visuaalide näited ja autorid ning trükikoja hinnapakkumine. Lisaks on nõutud ka kogu eelarve koos hinnapakkumistega. Et taotluse eraldamine või mitte eraldamine on seotud ikkagi eelkõige konkureerimisega samal väljal tegutsevate teiste professionaalidega ja ka institutsioonidega. Kindlasti on suureks abiks kunstnikule, kes soovib endast publikatsiooni välja anda, kui ta kaasab valdkonna spetsialisti väljaande planeerimisse ja väljaandmisesse. Samuti konkreetsele küsijale vastuseks, kui te saadate selle, kui te nüüd mõtlete väga konkreetselt, et saadate raamatu trükki enne 20. novembrit ja raamat ilmub pärast 20. novembrit, sellel aastal räägime siis nüüd sellest viimasest taotlusvoorust, siis tegelikult teil on õigus ja võimalus teha taotlus kulka novembri voorust. Ma loodan, et see vastus oli see, mida te ootasite siis. 12. küsimus. Miks toetatakse vaid 3 muuseumi kogude järjepidevat täiendamist? Kas sinna alla ei võiks kuuluda kõik muuseumid ehk mitte järjepidevana, vaid vähemalt erandkorras? Eestis on kokku 170 muuseumi ja 157 külastuskohta.
et Kura toetab 3 oma valdkonna riigimuuseumi, Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi ja Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogude täiendamist kaasaegsete kunstiostudega. Et need ostud sooritatakse elavatelt kunstnikelt muuseumide ostukomisjonide valiku põhjal. Kogu raha läheb, mis Kultuurkapitalist tuleb, eranditult kunstnikele nende teoste honorariks. Et muuseumidele üheskoos riigiga jääb kohustus aegade üleselt ostetud teoseid säilitada ja avalikkusele tutvustada. Kura toetab läbi selle tegevuse eelkõige kunstnikke, hoiab elus ühte funktsiooni kunstiväljas kui organismis, et see on olnud tegelikult juba kõik need aastakümned üks olulisi toetusliike kunstnikele ja selle kaudu ka need teosed siis säilitatakse teadaolevates riiklikes kogudes. Et praegusest suurema kogude täiendamise koormuse Kura kanda võtmine antud eelarve võimaluste juures ei ole tegelikult lihtsalt realistlik. Reaalsus on see, et anti küsitlust poolele raha, kuigi projekt on mahukas. Tekib siis küsimus, et kuidas peab ära tõestama enda töötundide rohkuse või millest täpsemalt see summa vähendamine sõltub. Siin on oluline tegelikult ikkagi uuesti üle korrata, et ette antud eelarves saame toetada vaid praktiliselt 1/4 kuni 30% taotlejatest. Kahjuks ei ole võimalik anda kellelegi garantiid, et projekt leiab 100%-lise toetuse. Et summa vähendamine tuleneb tihti just nimelt vahendite vähesusest. 14. küsimus. Näiteks tundub taotluse rahuldamata jätmisel ebapiisavana viimasel ajal kasutusele võetud põhjendusvormel ekspertide kaalutlusotsuse alusel. Kui tegelikult on põhjuseks valdkonnale eraldatud rahasumma nappus, võiks ikkagi kuidagi julgustada, kui teos seda väärib, näiteks antud jaotises ei jätkunud kahjuks vahendeid, soovitame taotleda uuesti. Et täname tegelikult tõesti selle tagasiside eest, et tähelepanu pöörate siis taotlejate tagasisidestamise vormilisele küljele. Et selle kirjaviisi juures on siis Sihtkapitali kuraator päris kindlasti silmas pidanud selgust ja täpsust, et alati võib uude vooru taotluse esitada, et selles ju ei ole sugugi küsimus, et keegi ei oleks teretulnud, et kui Sihtkapital otsustab, et konkreetset projekti rohkem ei toetata, siis see on mõnikord ju ka lisatud teile tulevale kirjale, kuid muidu, kui seda lisatud ei ole, siis see on automaatne, et te kõik olete loomulikult oodatud uuesti taotlema. Et kui me kirjutaksime või kui Sihtkapitali poolt läheks välja kirjad, eks ju, kus me soovitame taotleda kellelgi uuesti, siis seda võiks ju tegelikult võtta ka selliselt, et me justkui nagu garanteerime midagi, aga seda me kindlasti teha ei saa. Nii et sellest tulenevalt on võib-olla need sõnastused väga napid ja võivad tunduda järskudena, kuid kindlasti ei ole need mõeldud kuidagi solvavatena, vaid pigem väga täpsetena. 15. küsimus, et hindamisprotsess ja kogu taotlemise teekond on pisut läbipaistmatu, et mis faasis see on, kui palju oli kokku taotlusi, saamine tundub veidi nagu lotovõit. Et sellele küsimusele tegelikult
vastas Kadri üldtutvustuses, kus ta põhjalikult näitaski, mis tüüpi taotluseid ja mis summades me siis oleme toetanud. Aga sihtkapital töötab põhimõttel, et eksperdid töötavad tegelikult kõik taotlused koos lisadega kodus läbi, et ma sellest köögipoolest võib-olla võin nii palju rääkida, et kõigil on kodutöövooru ajal juba tegelikult teada, millises summas saab toetust anda. Nii peavad kodus tehtud valikud mahtuma ette antud kura eelarvesse. Iga liige saab endale loosiga kindla arvu taotluseid, mida koosolekul teistele esitada, tutvustada. Et iga taotlus kaalutakse läbi hääletuse alusel. Et Kadri tegi juba eelnevalt kokkuvõtte taotluste hulgas, siiani on olnud hindamiseks ligikaudu 300 kuni 500 taotlust ühe vooru kohta, et see on päris suur maht. Olukorras, kus raha saame jagada tõesti kuni 30%, on mõistetav, et positiivne vastus on võrreldav lotovõiduga. Aga ma ikkagi kinnitan teile, et sellist nagu juhuslikkust, mida lotovõit justkui esindab, selles komisjoni koosolekutel ikkagi ette ei tule. Ma arvan, et kui te olete saanud positiivse vastuse, siis see on olnud ikkagi enamike ekspertide arvamus, et ka teie taotlus on põhjendatud ja väärib seda. 16. küsimus on siis raamat ülevaade kunstniku 50-aastasest loometööst eri valdkondade professionaalide kaasamisega. Kuidas on võimalik hulgas sellele toetust saada? Ma mõnevõrra siin rääkisin eelneva ühe küsimuse juures juba sellest, mida soovitame nii-öelda publikatsiooni taotluse tegijal silmas pidada, et ma ütleksin põhimõtteliselt, kordaksin neid samu asju, et oluline on kaasata inimesi, et mitte võib-olla jääda üksi sellega, et kunstnik, kes on 50 aastat oma loominguga tegelenud, võib-olla ei pruugi raamatu väljaandmise kõiki nüansse teada ja sellepärast me soovitamegi kaasata tegelikult kas siis kuraator, kes aitab koostada tekste, kes aitab teha valikuid ja teiselt poolt kindlasti professionaalne kujundaja ja kas siis te ise saate olla, kes selle taotluse teeb või siis üheskoos tegelikult nagu arutada läbi, mis ühe raamatu väljaandmisega kõik kaasneb ja see taotlus vormistada. Et minu poolt praegu kõik. Aitäh, Ketli, see oli väga põhjalik. Me oleme siin vaadanud neid Zoomis laekunud küsimusi ka. Ja võib-olla vaatamegi neid järjest ja proovime vastata. Et esimene küsimus puudutas siis reisitoetusi, et sellel aastal erandkorras oli ju Veneetsia Biennaali aasta ja vajadus suurem. Et miks seda augustis arvesse ei võetud? Jah, absoluutselt. Taotlusi oligi erakordselt suures mahus. Veneetsiasse soovivad kõik minna ja see oli ka üks põhjus, miks me tegelikult otsustasime siis ühest voorust mitte anda kellelegi, sest et me kaalume üheliigilisi toetusi ka omavahel võrreldes, et kui nüüd ühele taotlejale on see 300 eurot, siis kokku taotlusi oli augusti voorus üle 20 000 euro.
ja see on juba sama palju, kui eelmisel aastal reisitoetusi kokku saadi. Ja kuna meil oli laual ka väga palju häid kunstiprojekte, näitusi ja muid projekte, siis me tegime lihtsalt selle otsuse, et toetame uut loomingut, mitte reise. Siis on siin küsimus, mida ma üritasin tõlgendada maakondlikus tabelis, see puudutas vist loometöö tasude tabelit, et ma tõlgendan, et see puudutas siis Jõgevamaa, mida ei olnud tabelis, et kui ei olnud mingit sihtkapitali või ekspertgruppi seal mainitud, siis järelikult sealt ei ole loometöötasu küsitud. Et näiteks ei ole ka spordisihtkapitalis loometöötasu küsitud. Siis on küsimus, et Kulka toetab professionaalset kunsti, kas tudengite tehtav on professionaalne kunst? Ühelt poolt ma möönan, et me tõesti oleme pigem vähe toetanud tudengite projekte ja kui, siis enamasti ainult siis, kui see toimub õppetöö väliselt. Aga üks ei välista teist, me ikkagi alati arutame, kaalume, mõni tudeng on samal ajal olles tudeng juba professionaalne loovisik, ehk see sõltub alati projektist ja mida planeeritakse teha. Kui siin teised sihtkapitali liikmed tahavad mind täiendada, siis palun. Igatahes järgmine küsimus on siis, et kas see proportsioon ei ole viltu, et olukorras, kus öeldakse, et raha ei ole, siis saavad suurima osa potist riigi ülalpeetavad. Milline on lähiaja plaan proportsionaalsust parandada? Ma püüdsin selle küsimuse nüüd sellist taustast aru saada, et mida täpselt mõeldud on, et võib-olla siis see tabel, et suurimad toetuse saajad ajendas seda küsimust esitama, kus oli siis ära mainitud Eesti Kunstimuuseum, Tarbekunstimuuseum ja Tartu Kunstimuuseum, ehk siis ma kordan üle, et need numbrid seal on siiski siis kunstiostudeks. Et Ketli põhjalikult juba rääkis, kust see tuleneb ja et need vahendid jõuavad otse siis kunstnikule ja loovisikule. Ma korra võib-olla siis ongi, et täiendan, et need valikud teevad küll muuseumid ise, kuid tõesti see rahasumma eraldamise järel sõlmib iga muuseum siis otse lepingud kunstnikega ja sellest rahast mitte midagi muuseumide eelarvesse ei tule, tulevad teosed, et tulevad kunstnike teosed, mida, nagu ma siis juba ennem ütlesin, tuleb aegade üleselt koos riigiga säilitada ja tutvustada. Just, ja võib-olla siis jäi ka silma seal Eesti Kaasaegse Kunstimuuseum, mis siis nüüd saab tegevustoetust Kultuuriministeeriumist, et oma näituste projektitoetustele nad küsivad Kultuurkapitalist ja siiamaani on meie sihtkapitali koosseis olnud seisukohal, et need näitused on kõrgel rahvusvahelisel tasemel. Väga tihti on see uute teoste produktsiooni sisaldab, uued koostööd, nad maksavad kunstnike tasusid, ehk siis raha läheb jällegi loovisikutele, mitte asutustele, et selline üldine asutuse palgakulud ja üldkulud kaetakse teistest vahenditest, on sellised projektitoetused, mis siis on nagu võrdselt laual teistega. Et nad korraldavad kolm näitust ja nendele näitustele nad on tõesti vahendeid saanud. Ja võib-olla ka siis Kunstiakadeemia võiks olla nende nimekirja seas, kes siis on väga erinevate projektidega olnud läbi aasta laual, osadele saavad, osadele ei saa, on mitmed näitused, mis on EKA galeriis vahendeid saanud, ehk siis see on mitte tudengite näitused, just, ehk siis professionaalsete kunstnike näitused EKA galeriis. Ja ma ütleks, et kui seda sama sõnastust kasutada, siis ülejäänud riigi ülalpeetavaid seal suurimate toetuste saajate nimekirjas ei ole, et toetubki ise Kultuurkapitalile. Siis on küsimus tegevustoetuste ringi laiendamise osas.
Eelmiste aastate valguses on olnud põhjenduseks uute tegevustoetuste mitteeraldamiseks lihtsalt rahapuudus. Juhul, kui tegevustoetuste taotluste kvaliteedis ei ole küsimus, siis kas ja millised võiksid olla solidaarsuse põhimõtted? Nii, praeguse seisuga saame me kindlasti öelda, et me ei ole eelkokkuleppeid teinud, plaane omavahel pidanud, taotluste tähtaeg on 20. november ja meile siis laekuvad nad mõned päevad hiljem ja detsembri või lõpuks on siis otsused tehtud. Miks ma ütlen, et me ei tee eelkokkuleppeid, sest et me alati igas voorus vaatame neid taotlusi nagu kogumis, et millised projektid meil laual on. Ja kui siin on mainitud, et kui taotluste kvaliteedis ei ole küsimus, siis mõnede taotluste puhul ma ütleks, et on ikkagi ka taotluse kvaliteedis küsimus. Ehk siis ma panengi südamele teha väga hoolikalt neid taotlusi, läbipaistva eelarvega põhjalikult kirjeldada, mis on plaanis tegema ja see mitte ei olegi, nagu siin keegi kasutas sõna lotovõit, vaid et ta on konkurents rahale, mida ei ole palju. Ehk siis tegelikult ikkagi kõik konkureerivad sellele tegevustoetusele, kes taotlevad ja meie prioriteediks nagu varasemalt on olnud ka regionaalsus, nagu ma mainisin, siis 11 toetuse saajat 18, kes siis sellel aastal asuvad Tallinnast väljas ja just selline mitmekülgsus suurtest väikesteni. Ehk siis sellist võib-olla mitmekülgsust me siis silmas ka peame, kui me lisame mõned uued, juhul kui me lisame mõned uued tegevustoetuse saajad. Kura on tuntud kogu aeg sellise hübriidse sihtkapitalina. Kas ei peaks sellest looma 2 eraldi sihtkapitali, Kuu ja Ra? Ehk siis, et Kuu ja Ra ei pruugigi üksteise valdkondadega piisavalt kursis olla. Ma ei tea, Ketli, kas sa tahad kommenteerida seda? Ja, no selles mõttes see ei ole ju saladus, et tegelikult disainerite liidu poolt on ja ka disainikeskuse ja nii-öelda disaini suunal on tugev liikumine selle suunas, et teha eraldi disainikapital, aga Kuu ja Ra lahkulöömise puhul mina ütleks nii, et nähes ikkagi, kuidas need praktikad on ka kohati väga põimunud, eriti praeguse kaasaegse kunstiväljal, kus tegelikult väga mitmed autorid on välja kasvanud võib-olla Raast ja saanud Kuuks või kasvanud Kuust ja saanud Raaks või siis tegelevad mõlemaga. Oleks selline väga keeruline ülesanne, et millises proportsioonis seda siis nagu tegema hakata. Kindlasti see on üks teema, mida arutada edaspidigi ja kaaluda. Aga hetkel me ei ole jah, selles mõttes, et see ei ole olnud meie kuidagi laual ühe töö eesmärgina, et me oleme proovinud lähtuda eelkõige just nimelt sellest kõigest, mis meile on saadetud, need taotlused ja nende põhjal otsustada. Mina vist ei oska rohkem lisada. Ma ei tea, kas see vastas nüüd konkreetsele küsimusele. Siis on laekunud üks küsimus veel sellest portfoolio keelest, et ühesõnaga ühesõnaliselt on siis nõnda, et me ei diskrimineeri inglisekeelseid taotlusi, aga eelistatud on eestikeelsed taotlused, nii et ma ei oskagi siin öelda, et kui tegemist on inimesega, kes ei räägi eesti keelt, siis on asi muidugi keeruline, aga kui on lihtsalt see, et mugavusest või ajanappusest ei ole portfooliot viitsitud eesti keelde tõlkida, siis ikkagi palume seda teha, nii et eelistame eesti keeles taotluseid. Veel see täiendus.
kuidas? Juba ma vaatasingi, et rohkem ei ole, aga kas ma sain tegevustoetusi puudutavast vastusest õigesti aru, et teil on juba fotoga seotud asutusi, kes asuvad Tallinnas, siis pole mõtet taotlust esitada või on mul mõned muud kriteeriumid ka olulised? Ma ei öelnud seda oma arust. Ma saan aru, et Kristel esindab siis DocFoto keskust, et see küsimus on siis sellest ajendatult, et me ei ole, võib-olla tõesti, et mingid meediumi küsimused tulevad arutelu juurde, kui me hakkame uusi liikmeid või uusi tegevustoetuse saajaid arutama, aga praegu žanripõhiselt tegelikult need tegevustoetuse saamised ei ole olnud, et pigem just asukoha või suuruse või tegevuse mõju või olulisuse kategooria järgi. Ja programmi, näituste programmi ja näituste kvaliteet loomulikult on see, mis on määranud ka palju. Et niimoodi ma ei ütleks, et üks foto on, et teist ei võta, vaid et see on nagu suurem küsimus. Aga tundub, et praegu küsimuste voog raugenud, meil on veel jäänud kuulama 58 inimest. Aitäh teile! Ma loodan, et sellest ülevaatest oli abi, jaksu teile taotluste kirjutamisel, ettevalmistamisel, ootame neid varakult, mitte 20. Et siis me jõuame ka ette valmistada ja põhjalikumalt taotlusi läbi lugeda ja ka teha neid õiglasi otsuseid. Aitäh teile!